Sokk nüüd on, tundub võtnud natukene rohkem enda peale selle rünnaku. Ja Sokk seal vägesid on juhatamas taas. Sokk paneb kolmese ja paneb selle kotti. Sokk võtab piske ise ja paneb ära. Sokk kes positsioonilt ja Sten Sokul vastus olemas. Sokk on suurepäraselt viskeid tabanud. Ja nüüd Sokk otsustab. Korvpalliperekonnas sirgunud 33-aastane pikaaegne rahvuskoondise mängujuht Sten Sokk harjub uuest hooajast enda jaoks tavapäratu rolliga. Hommikuti ning õhtuti tuleb rühkida värske peatreeneri Rauno Pehka käe all Tallinna Kalev Audentese meeskonnas ning vahepealsel perioodil leida ajaressurssi, et omandada ülikoolikraad psühholoogia erialal Tallinna Ülikoolis. Ärge siis väga kõvasti rapendage mehed, vähemalt minu lähedal. Kaamerad on saalis, siis me ei saa siin midagi teha, et salaasju ei saa teha, siis TalTechi minnakse selle kaameraga kohe. Aga õhtul on TalTechiga mäng, see peaks paljudele rõõmu tegema, eks. Aude! Kalev! Ei tahaks küll lõpetama veel hakata. Et äkki me oleme üldse hoopis suuteliselt midagi siit ehitama hakkama, et tahaks pigem nii mõelda. Et kui noored perspektiivikad mängijad ja tulevad vanemad mehed kokku ja kui me suudame nagu järk-järgult paremaks minna, siis see oleks juba väga suur võit. 7, 8, 9, 10. 16-aastaselt kõrgliiga debüüdi teinud mängumees pole palliplatsil kunagi oma arvamust liigselt tagasi hoidnud ning seetõttu on omad võitlused peetud ka olümpiavõitjast isa Tiit Sokuga, kelle käe all sai korvpalliõpingutega ka algust tehtud. See isa-poja, treeneri ja mängija suhe, et on palju näiteid positiivsed ja negatiivsed, et mina arvan, et seal oli see case nagu pigem ikkagi positiivne, et murdsid piike nad seal isaga kõvasti seal, et ega Timmu juba noorest peale on selline sirge seljaga ja üsna selline, ütleme nii, et ega ta enda teada midagi ei jäta, kui ta tahab midagi öelda, siis ta ütleb, kaasa arvatud ka isale, et see juba mäletan seal, kui ma taga esimest korda ütleme, treener on kokku puutunud, ta oli vist 16-17, et juba siis nad seal kaklus käis seal Tiiduga neil. Mina iseloom nagu mul on, ma arvan, et ma tean kõige paremini, siis eks ikka tuleb selliseid vastukäivusi, aga enamasti ma ikkagi austan oma isa nii inimesena kui treenerina, et ta on ikkagi väga hea noortetreener ja hea meestetreener ka kindlasti. Et see oli pigem pluss mulle, et ma sain ikkagi ju põhikooli sain temalt nii-öelda korvpallialas ja kõik see, kuidas peaks korvpalli mängima. Ütleme, mul endalgi füüsiliselt looduse poolt väga palju pole kaasa antud, et siis ma usun, et tema see kõige suurem eelis on see, mis seal kahe kõrva vahel toimub. Ta on peaaegu näiteks mängib korvpalli sama kaua kui mina. Me alustasime nii-öelda 5-5 vastu trenne kunagi enam-vähem ühel ajal. Pluss ta samas kogu aeg mängis ka vanematega koos. Ja siis ta oli niisugune nooruses päris nimetame siis tugevaks poisiks, et eks sealt tuli võib-olla vähe ülekaalulisega tuli jälle vähe see, et ta pidi nagu peatööle ka panema, et seal mängus hakkama saada. Päris korvpalliplatsil nagu 5-5 vastu me ikkagi pikalt kokku ei saanud. Aga suvilaitlused ikka, et 1-1 sugulase Clement Sofiga oli koos siis ka mõnikord 2-1 seal, et ma olin päris palju vanem, et sain neist kahes ka aegalt jagu. Eks ma olen alati pigem üritan võimalikult minimaalse pingutusega maksimaalne tulemus. Et kahjuks elu on näidanud, et ma olen ikkagi kaldun sinna laisemate inimeste valdkonda, et oleks ju võinud nooremana ka vähe rohkem vaeva näha
ja trenni teha, aga kuidagi lootsid, et tuleb iseenesest. Et kui sa tunned, et sa oled, ütleme, kui sul on piisavalt võimekust juba, siis sa teinekord mõtled, et kui keegi sind kõrvalt justkui ei sunni, siis sa tunned, et mul ei ole seda vaja võib-olla. Et mingi hetk, siis kui veel mina seal profikarjääri alustasin, siis oli üsna vähe oli niisugust materjali ka, mille pealt õppida, et kuidas nüüd edasi. Et kui keegi nagu otseselt sabast sul kinni ei võtnud, siis sa trennidega ma ei läinud ka. Et see ei ole nagu isiksuses kinni, see on pigem see, et kui sul on justkui palju antud, siis sa ja sul justkui niisugust väga suurt konkurentsi ka ümberringi ei ole, siis kipub nii olema, et stagneerud natukene ja ei tee neid samme, et natukene veel paremaks saada. Kui ikkagi noorena läksid väljakule ja tahtsid kõikidest parem olla ja kõikidest kõike paremini teha, siis see on ajas väga palju muutunud, et kui sa oled natuke vanemaks, siis üritad nagu enda ümber võistkonda võimalikult heaks teha, et endal oleks platsil lihtsam olla. Super sööt Sten Sokult praegu Kempile. Sokk hästi leiab Nurgeri, aga kas tõesti on see Sten Sokk nüüd see mees? Ja Sokk leiab nüüd Torbeki ja väga oluline kaugvise Martin Torbekil ja Torbek paneb selle ära. Ütleme siis pigem mõistusega mängija kui füüsisega mängija, et seda füüsilisega mul ei ole kunagi liiga head lood olnud ja alati kui see pool on heaks läinud, siis on kuidagi lõppenud see vigastusega, niisuguse kroonilise vigastusega, mis hakkab ütleme, kõvasti elu segama. Kindlasti oleksin pidanud mingil hetkel just individuaalselt rohkem tööd tegema. Kui sa mõtled neid suuremaid liigasid, kui sinna jõuda, siis minu pikkusega väga vähesed mängijad nagunii jõuavad Euroliiga tasemele, et kui siis koduliiga mängijad. Kuna meil koduliigal endal pakkuda ei ole, siis oleks pidanud lihtsalt omasugustest kõvasti parem olema. Ja see jäi kindlasti mõnes mõttes individuaalse töö taha. Teisest küljest võib-olla mõned valed otsused mingi hetk, kui karjääris sai tehtud. Aga nagu samas, kui natukene positiivsemalt vaadata, siis kõik me ei jõuagi sinna, et ükskõik mida me teeme, kui head me ei ole, siis tuleb rahul olla sellega, et kuhu jõudsid ja ma siiamaani olen. Õpingutega vähemalt liiga suurt trammi ei ole, et praegu loengud on mõnel üksikul päeval. Mingist hetkest läheb kindlasti natuke kiiremaks, aga muidu jõuad rahulikult hommikul ülikooli tulla, omad loengud ära teha, vahepeal jõuab isegi natuke puhata ja siis oodata õhtust trenni. Kindlasti hakkavad hommikused trennid ka osadel päevadel olema. Et kuna see on esimene nädal mul alles nii uues võistkonnas kui ülikoolis üle pika aja, siis ma veel see päevaplaan pole väga välja kujunenud, et see hakkab olenema nädalast nädalasse, kuidas ma selle paika pean panema. Kui sa tead ikkagi, et peab nagunii mingi hetk tavaellu siirduma nii-öelda tööinimese maailma, siis ütleme, oligi see, mis ma olin 30-31, ma mõtlesin, et hakkaks nagu tegelema sellega, et siis annad justkui endale natukene aega enne seda karjääri lõppu, et leida need suunad, millega sa tegeleda tahaksid. Psühholoogia on mul alati tundunud üsna niisugune kõige praktilisem asi, mida õppida, et ükskõik kuhu sa sellega ei jõua, see on igas eluvaldkonnas kasulik ja vajalik. Üks päev korraga, üks aasta korraga, selles suhtes, et
nüüd on jälle see, et lõpetame selle karjääri ära ja siis vaatame üldse, mis edasi saab, kuhu ma oma asjadega jõudnud olen. Ma olen ikkagi see inimene, kes võtab elu nii, et üks uks sulgub, teine uks avaneb kuskil mujal, et seda tuleb ikkagi, pole mõtet ennast üleliia stressi ajada selle mõttega, et mis edasi saab. Kui on võimalus treeneriks saada, võib nii minna, kui on võimalus midagi muud teha, võib naa minna. Ei ole nii kaugele veel ette mõelnud, ma lihtsalt teengi tööd praegu selle nimel, et mul oleks natukene lihtsam pärast. Jah, Kangur pidi minema, kus oli sinna tantsusaatesse. Peaks mitte puid või? Muutud, sa oled ikka vigane. Uus aastaga. Kus oli 200 eurot, ma pidin küsima? Milline 2? See ju. Tanel ei teinudki ära seda. See on juba Tanelis ju. Tanel pidi orgunnima. Kas me peame nende pallidega mängima? Kas on selle hooaja pall või? On või? Moltenid. Jällegi spaldingud. Oi, millised käsnad need on. Jube. Mul oligi võib-olla see eelis, et ma sain juba väga 16-aastaselt sain hakata juba meeste vahel mängima, siis võttiski paar aastat, siis oli juba 18-19 jällegi palju lihtsam seda nii-öelda rohkem mänguaega saada. Aga kindlasti igasugune noorteklassist meesteklassi liikumine on keeruline, et see võtab aega, see kohanemine. Osadel võtab pool aastat, osadel võtab mitu aastat, Eks see noortekoondise võlu oli see, et seal ei olnud vahet, et seal võita ei olnud otseselt vaja, see oligi justkui selline kogemuste kogumine. Tänu sellele me saime tol hetkel ikkagi Eesti korvpalli ei olnud väga heas seisus. Mängisime pundiga koos seal meistriliigat, mängisime vist esiliigat ka mingi hetk. Ja tänu sellele me nüüd siis järgmine aasta, kui me läksime U18 seda EM-i B-divisjoni mängima, me saime esimest korda sealt nii-öelda B-divisionist A-divisjoni. Et see andis omakorda väga hea kogemuse see meeste vahel mängimine. Et mida rutem sa sinna jõuad, seda parem tuleviku mõistes. Ilma püü eest. Ei soovi. Sul on kaamera. Ei lähe kindlasti püü ees. Hakake minema. Kui nüüd tagumised hakkavad meid, nad viskavad ära, hakkavad pressima, aidake üle. Aitame üksteist üle, meil ei ole mõtet väsitada ennast sellega. Meeleta rahva huvi on vägev. Läheb! Aude! Tale! Siis sa ise otsustad. Kõik aitame lauas ka, kui ise läheb seal eriti peale, kõik läheme lauda. Ei jookse enne ära, meil on väiksed, me oleme lühikesed, me peame harjuma sellega. Pärast keskkooli lõpetamist Mustamäe gümnaasiumis siirdus pikalt noorena Kreekas elanud tallinnane toonasesse Tartu Rocki. Tegu oli karjääri esimese suurema proovikiviga, kui mänguaja pärast pidi võitlusesse asuma Gruusia ühe parima mängumehe Georgi Tsintsatsega. Ma läksin sinna üsna heal ajal, et seal olid Tsintsatse taga. Sanikitse tuli, Tanoka Beerd oli seal, meie selles mõttes Eesti üks kõige targem mängija, kes seal Tanel Tein, Kullamäe oli seal veel. Et nendelt oli nii palju nagu kõrvalt õppida. Treenides oli ikkagi nii, et põhiviisik alati mängis teiste meeste vastu. Ütleme, kui 5-5 mänguks oli. Mina nautisin seda, et seal ikkagi iga treenin üritasid nagu tõestada ennast ja üritasid need treenimängud isegi ära võita seal, et seal ei tohtinud nagu grammigi järele anda, et sa üritasid, sa nägid vaeva ja tegelikult see teeb sind paremaks mängijaks, et sa õpid ka nagu
vaeva nägema ja oma koha eest võitlema, mida ma varem justkui ei pidanud väga palju tegema, aga seal oli nagu see lõbus ja samas Tsintsatsalt oli palju õppida, Tanokalt oli palju õppida, et see, nende jälgimine andis mulle väga-väga palju juurde, et minu roll seal hooaja lõpuks kadus täiesti ära. Selles mõttes ma nüüd päris täpselt ei mäleta, kas see oli mu enda süü või ei olnud või lihtsalt need rollid jagunesid nii, aga minu roll oli seal nii väike, et muidugi mul on hea meel, kui võistkond võidab, aga ma nagu ikkagi on ju see võidu maitse on alati parem, kui sul mingigi roll seal võistkonnas on, et tol hetkel mul see roll oli põhimõtteliselt olematu, et isegi ma ei tea, võib-olla mingi 3-4 minutit mängisin seal ja jällegi ma ütlen, et tore on võita, aga võitmisel ja võitmisel on väga suur vahe, et suurt emotsiooni see nagu isiklikus mänguplaanis välja ei toonud, aga alati on tore Eesti meistriks tulla. Karjääri jooksul 4 erinevas riigis pallinud Sokk teenis esimesed välislepingud Gruusia ja Rumeenia kõrgliigadest. Mulle on alati meeldinud erinevate rahvaste kultuurid, seda õppida, seda vaadata, et sellega mul probleemi ei olnud. Aga see justkui jäi see aasta vahele sihukese korvpalliväljakul arenemisel. Et mängida just sai, aga neid häid mänge jäi hooaja peale väheks, kus sa reaalselt arened ka ja mida kaasa võtta. Tol hetkel kiirustasin natukene ja tagantjärgi oleme targad kõik, et see oli üks sihukene jällegi sinna valikut, heade halbade valikut kausta minev näide, et ei olnud kõige parem valik, mänge oli vähe, trenni nagu sai tehtud, aga sellises vanus sa pead rohkem ikkagi mängulist protsessi läbi tegema ja see tase ei olnud ka päris see, kuhu sa peaksid justkui minema, et pigem siis juba mängisin Eestis rohkem mänguminuteid ja mine natukene grammi võrra lahjemasse satsi, kui sa tahad veel rohkem endale seda nii-öelda oma rolli parandada, et sa tahad veel rohkem, ma ei tea, statistikat teha või ükskõik mida, et see jääb mulle selles mõttes hingele, et see ei olnud kõige parem valik minu poolt. Rumeenia oli tõesti selles mõttes hästi ühtlane tase. Seal oli ikka niisugune 3-5 satsi alati, kes võib-olla 2-3 tugevamat, aga 3-5 niisugust, kes nagu olid iga aasta võimelised veel üllatama kõiki. Selle Rumeenia koha pealt ütleme, et mul oli tol hetkel veel üks võimalus oli minna veel AEK-sse, kes oli Ateena AEK-sse, kes oli tol hetkel veel siis Kreeka A2-s, aga nad tahtsid hakata sealt nii-öelda ehitama ja selles mõttes me kõik teame, kuhu nad kõik ehitasid ennast. Et hooaeg oli hea, täiesti minu enda viga selles mõttes, et ma sinna sisse ennast ei suutnud süüa, sellepärast hakkasid niisugust Eesti pärast või enda pärast liiga head inimest mängima seal ja üritasid nagu võistkonnana midagi saavutada, aga jäi see niisugune individuaalses plaanis jäi statistika võib-olla vajaka, et sinna edasi jääda. Kas see just on omaette eesmärk Rumeenia liigasse pidama jääda, see on iseasi, aga alati võiks ikkagi, kui sa lähed kuskil endast märgi maha jätta. Pärast esimesi välishooaegu tekkis soov tagasi kodumaale tulla. Tee viis Rakverre Andres Sõbra käe alla, kus mängujuht tõestas taas oma väärtust kõikidele kahtlejatele. Ma mäletan ühte küsimust, et mis Andres mul küsis, et oled sa valmis nagu siia tulema, et ta vist tol hetkel kujutas ette, et ma arvan, et ma olen jube nagu suur staar või nii, aga minu point on alati see olnud, et ükskõik kuhu sa ei lähe, sa ju hakkad nullist pihta. See, mis sa oled varem teinud, see on, keda huvitab see lõppkokkuvõttes ja eriti, kui sa oled 24-5 aastane ja sa ei tule Euroliigast, näiteks või Eurokapist, sa ei tule Eesti liigasse. Et see tasemevahe ei ole nii suur, kust mina tulin. Et ma ei tundnud küll, et ma peaksin kuidagi üleolev seal olema või ja igas satsis annab
halvasti mängida ja annab hästi mängida, et eks ma kindlasti olin selleks kõigeks valmis ja olin valmis endast parima andma. Et Andres on kindlasti palju sellest rääkinud, minu jaoks meil liiga palju neid konflikte ei olnud, ikka tuli mõni mäng halvemini välja ja ikka sa elad ju selles mõttes sportlasena mingid sellised kaotusi üle ja enda halbu mänge üle ja siis emotsioonid saavad tihtipeale võitu, aga Andres ennegi neid muruniidukaid ära seal remontinud, eks. See oli väga vajalik aasta iseenesest. Poole hooaja pealt soovis mängumeest enda ridadesse värvata Venemaa esiliiga meeskond Moskva Dünamo, kus oli tollal figureerimas endine rahvuskoondise peatreener Üllar Kerde. Teda sinna justkui taheti seda nii-öelda muutust tooma, sest et kui meie läksime, siis nad olid veel 10. kohal seal liigatabelis. Ja siis ta ütles, et tal on pointkaardi vaja, et tule kaasa. Esialgu nad isegi ei pannud Üllarit veel peatreeneriks, ta oli nii-öelda selline spordidirektor seal. Et ta oli üks Solovjovi nimeline peatreener seal, kes oli enne ka. Üllar justkui oli siis abitreener ja juhendas natukene, aga talle ei antud kohe seda peatreeneri positsiooni. Aga meil hakkas seal hästi minema ja lõpuks põhiturniiri lõpetasime teisena, kahjuks lõpuks jäime 3. Aga üsna selline huvitav kogemus jälle. Et minu jaoks on ikkagi alati number 1 see võistkonna tulemus ja siis, et mida sa individuaalselt teed seal väljakul. Meil läks TalTechis eelmine aasta alguses üsna hästi. Siis ma olin opi pealt tulnud, siis ma hooaja alguses vigastasin jalga. Eks mul läks üle kivide kändada see. Aga kuna mina olen selline mängija, kellel on ikkagi vaja pikka meest kõrvale või kindlaid mängijaid endale kõrvale, et ma efektiivne oleks, siis seda just kui meil pool aastal ei tundunud, et me saame võimaldada TalTechis. Ja kuna see niisugune hetk seal oli, et mul oli võimalus minna just kui sihukese satsi, kus mulle sobib see mängustiil, mis mul pakuti sealt poolt. Ja natukene hakkas tunduma, et see TalTechi mängujoonis minule ei sobi, siis ma tegin selles mõttes raske otsuse, et ma tahtsin nii TalTechile head, kui ma tahtsin endale head, et pole mõtet alati peaga vastu seina joosta, et kui sulle ikkagi tundub, et kuidagi muud saab paremini, siis tuleb seda teha. Et ma usun, et see minek oli ikkagi win-win mõlemale, et lõppkokkuvõttes nad ikkagi leidsid Brandon Childressi, kes ikkagi kandis neid päris korralikult sinna hooaja lõpuni. Kahel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mänginud Sokk oli sel korral Milanos üsna tavapäratus rollis, veetes enamiku mänguajast nooremaid kaaslasi pingilt utsitades. Aga ta ei ole alati kerge tulla vastu, kui sa ikkagi tunned, et ise ei ole hetkel võib-olla kõige parem seis, aga meil on kahjuks olnud siin 12 aastat niisugune huvitav hetk olnud, et ta on üsna suur auk olnud mängujuhtide koha peal, et olude sunnil olen mina pidanud selle ära katma, kuigi ma tõsiselt olen lootnud väga nagu pikalt juba, et tuleksid varem juba sellised hea klassiga pointkaardid meil peale, et meil võistkonnal lihtsalt oleks kergem, endal kergem, aga jah, alati kui keha vähegi lubab, siis ju võiks, aga nagu ma ütlesin, viimase paar nädal aega tagasi, kui keegi küsis mu käest, siis pigem oleks hea meil, kui mind ei oleks vaja sinna. Et noori mehi on siin meistriliigas juba, kes mängivad sama taseme välja normaalses satsis. Et tore, et on saanud osaleda siukses need kogemused omaette elus on siuksed, mida väga paljud inimesed ei saa kogeda. Selles mõttes tuleb ikkagi positiivselt sellele asjale vaadata, et
alati oleks võinud jällegi ka koondisega paremini minna ja kaugemale jõuda. Aga minu ajal seda ei juhtunud, et me väga kaugele oleksime jõudnud. Ma nüüd ikkagi loodan ja ise olen alati seda meelt, et ma tahaksin, et Eestil kui võistkonnal läheks alati hästi. Et äkki nüüd tuleb see nii-öelda tõusuperiood. Kuigi tundub, et me oleme niisuguses tõusukõveras juba, aga ma loodan, et see kõik jätkub praegu. Karjääri lõpuosas jätab 2010. aastal koondises debüüdi teinud Sten Sokk kõik otsad lahti, olles valmis end proovile panema veel ka välisklubis. Ma ikkagi valin ise poole ära, isegi kui ta suunab mind teisele poole, siis ma lähen teiselt poolt läbi. Ma ei kasuta rejecting. Vahest ma teen nälja, et ma olen jube vana mees juba. Otseselt ma ei viita oma vanusele, ma viitan seda, et kuidas nagu mingid kohad lihtsalt vahepeal lagunevad, et kui tervis ikkagi lubab ja mingi niisugune loogiline variant kunagi tekib, miks mitte proovida. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, selle TalTechi ja Kreeka mineku koha pealt, et peaga vastu seina ma enam jooksma ei hakka. Et kui ikkagi midagi niisugust paremat kuskilt ei tule või loogilisemat, siis ma ikkagi jääks pigem Eestisse mängima. Hästi, üle! Tulen tagant! Samas kunagi ei tea, et millal tekivad elus mingid uued huvitavad väljakutsed, et see võib juhtuda järgmine aasta, see võib juhtuda 5 aasta pärast. Ma nagu ei mõtleks väga palju ette, et praegune soov on veel nii kaua korvpalli mängida, kuni ma suudan ja siis, või kuni keegi tahab, et ma seda teeksin. Ja siis vaatame jooksvalt edasi, et kindlalt niisugust mõtet ei ole, millal lõpetama seda. Peame kogu aeg edasi arenema.